annab Henrik Pürgile käsu, et Mati astuda, seda teevad nii Pürg kui Igonen, Mets ja Argentiina mängijad sellega on nüüd kõik tehtud, sellega on kõik kohtumine on siin jälle alal. Lionel Messi oli palju mängu ning Argentiina oma helesinise valge triibulistest, sest mängib Zenjovile ning sööb keskväljalt Soomets ja seal olukorras nüüd rikub määruseid keskväljal Alexis McAllister karistuslöök keskel Eesti meeskonnale. Aga nüüd tuuakse hoopis vasakule, kus Messi leiab suure verlusööluga eest Acuña Tsennerus karistusalasse, Karol Mets lööb selle klaariks, pall McAllisteril, McAllister lööb kaugelt ja pall lähedal 2-0, aga Matvei Igoneni ei ole vaja praegu teist korda palli võrgust välja noppida. Alexis McAllister, Inglismaa Premier League klubi Brightoni poolkaitse seadis, et liiga kokku vajuda ja Argentiinale liiga põlpsaid olukordi linkida, seal lööb Sergei Zenjovi vastu, selja tagant tullakse vägagi hoogsalt sisse ja karistus lööb taas kord Eestile. Määrusi rikub selles olukorras Alejandro Gomez, söödule saab seal jala vahele Julian Alvarez, Alvarezil karistusalas kaks optsiooni oli, kuhu Tsenneril nüüd teeb Paul, madal pall kasti, jala paneb vahele Soomets ja nurgalöök number 4 Argentiina meeskonnaga, täpselt 20 sinna poole, see oli 20 on kenasti kirjas, et nüüd on kell taas tööl, saab 25 minut käimas, Sergei Zenjovile sööd kaitseliini taha, Zenjovil võimalusega tuleb väravast välja selles olukorras ka Armani, Franco Armani ning hoiab selles olukorras ära Eesti värava sündimise. Franco Armaniga oli Sergei Zenjov seal 1-1 olukorras, Molina hetkel Argentiina kõige alumise mehena, vasakul Alvarez, Acuña tuleb kaapi, Alvarez lööb ise, Igonen unistab, aga müüa. Aga pall suudetakse ikkagi ette viia ning nüüd on seal võimalus Mattias Käidil ja abiks on ka Henrik Sorga, Käit 1-1, Käit olukorras, aga ei saa löögile, vaid astub sealt niimoodi vahele,
Soomets takistab ära Mattias Käidi soolo vastase trahvikasti suunas ja nüüd järgmine pall, mida proovis Artur Pikale mängida, ka enam pärale jõudnud. Argentiina kaitsetöö oli selles olukorras piiksed. Argentiina survet Eestil 2 korda lootust tekkinud. Senjov oli täitsa 1-1 olukorras, Käit peaaegu ka, aga löögile ei õnnestunud tal minna. Siit ka Argentiina tuleb taas ning Maksim Baskotši saab jala vahele ja klaarib selle palli enda väravalt ära, mille siis Joaquin Correa sinna teravalt oli sokutanud. Argentiina muidugi kohe näitab paarkümmend sekundit. Gomez, Messi, see on nüüd keskel, Soomets teeb vea, kannatada saab Rodrigo de Paul ja luuramees võttis Atletico mehe maha alusega, et Lionel Messi lööb sealt peale. De Paul samuti palli taga, mängitakse lühikeselt lahti ning tuleb Gomeselt Senderust trahvikasti, pall põrkab seal mängijatest läbi ja lõpuks põrkab ta Betseiast Igoneni valdusesse. Kuigi oleks võinud põrgata ükskõik kuhu, see ongi vahel. Miller saab jala vahel, aga pall põrkab McAllisterile, sealt omakorda Messile. Messi tuleb Eesti trahvikastile lähedale. Sööt, aga Karol Mets saab selle Alvarezile lühitud palli klaariks löödud. Alejandro Gomez, tema vastas Sergei Senjov. Asepse poolest ründajaga teeb väga palju kaitsetööd. Senderdus karistusala tagumisse serva, millest omakorda oleks mingi olukord võimalik tekitada, pole Eesti seni saavutanud, aga see on kindel üks lahend, mida tehakse. Siin on ka Argentiina superšants ja lööb üle selles olukorras, suluseisu lipp on ka püsti. Joaquin Correa pealelöök Matvei Igoneni vallatavast väravast üle lendas, aga enne seda fikseeriti sealt Argentiina meeskonnale abikohtuniku Pascal Hirtseli poolt ka suluseis. Miks sa sealt kätte ei võtnud, aga ei võtnud ja Argentiina on omakorda juba rünnakul ja Lionel Messi käes on pall. Messile jääb söödud kastid De Pauli. Messi ootab, vaatab, lööb ise ja napilt mööda lööb. Lihtne on see jalgpallimäng, kui nii hästi seda oskad. Nagu Lionel Messi. Voolab sujuvalt üle väljaku, ilma erilise näilise. Keskele McAllisterile, keskkaitsjalt, ei ärgaitse Molinalt peale, löök võtab Ricochetti ning nurgalöök number 7 Argentiinale kohtumise 40. minutil. Nurgalöökide osas Argentiina juhib siis 7-0 Eesti vastu. Messi. Hästi Acunale, Acuna võtab palli omaks ja lööb, aga suluseisu lipp Eesti õnneks on taas kord püsti. Teniste ja pürgi taguses. Messi, Molina sööstab, Messi mängib aga teise äärde, kus on Acuna, kes võidab kõhuduelli ja Igon vaatab, kuidas pall läheb väravast mööda. Veidikene 1 minuti esimese poole lõpuni, 44. minut saab kohe täis. Seda hoogas, aga argentiinlased olid esimesena jaoli. Rodrigo de Paul praegu näeb võimalus kiiresti tulla ja tuleb ka ja leiab keskelt omakorda Gomeze. Gomez sätib palli Messile ja seal on šans ja 2-0. Lionel Messi lööb taas ja 45. minutil asub Argentiina meeskond seda kohtumist 2-0 juhtima. Keskväljalt Rodrigo de Paul oli võimalik praegu kiiresti purjetada ja ta tuli sealt Eesti liinidest läbi. Kiired söödud vabastasid karistusalasse Lionel Messi, kes ei väärata, vaid realiseerib šansi külmavereliselt ning viib Argentiina seda kohtumist 2-0 siin El Sadari staadionil Pamplonas juhtima. Ei õnnestunud Eestil minimaalse kaotusseisuga riietusruumi saada. 40 reale Naderelt Molina ja kohtunik Urs Schneider lõpetab esimese poolaja, mille Argentiina võidab 2-0. Lionel Messi 8. minutit penaltist viis meeskonna 1-0. Argentiina paistab, et jätkab põhikoosseisuga, aga Eesti toob siis rünnakule värsket jõudu ja värsket jalga Henry Anieri näol. No hay cambios en la selección argentina, pero sí uno en Estonia. Salió el 10 Sergei Senjov, ingresó el número 8. Anier Henry, delantero, 25 años, juega en el Muangthong de Tailandia. Ja kohe vabatusega proovitakse see pikk pall, mille sealt Molina, De Paul, Messile. Messi omakorda Alvarezele ja sealt Argentiina proovib seda rünnakut kokku nõeluda. Sööt Messile ja Lionel Messi kevadriksi Pamplonas on sündinud kohtumise 47. minutil ning 2012 Šveitsi vastu, 2012 Brasiilia vastu
kaotus ning silm oleks paistnud vaid see palli kaotus on kõigil Eesti mängijatele. Keskväljal viga ei ole, kõik mäng käib edasi ja Messi lööb nelja. Lionel Messi esimest korda oma karjääris lööb neljanda värava kiiveravat ühes mängus. Kõik eelsel vidistatakse viga, eeldas seda Argentiina, eeldas Eesti. Lionel Messi kasutas võimaluse ära ja lööb 71. minutil seisuks 4-0. Keskväljal seal erinevad mängijad Ken Kallaste ja argentiinlased just eeldsid ka, et seal võetakse viga Eestile. Jätsid ka mängimise järel eestlased eeldsid, et võetakse viga, aga kohtali Kurt Schneider lubas mängul jätkuda ning Lionel Messi lööb 71. minutil 4-0. Karol Mets on kuulnud, midagi päästud, aru sai, et midagi on Moskotši palli vallata, on mõnikord funktsioonirühmused ette võtta, aga Argentiina lentsib väga ohtlik mõtte kuus, kahjuks siin palli on Konese hea eest minema. 75 minut saab kohe täis, Argentiina juhib 4-0, jätkuvalt seda maavõistlust Eesti vastu, Pamplonas tervise staadion. Messi tsenderus trahvikast ja seal on Argentiina võimalik lüüa viies, Igoneni tõrje, Alvarez saab löögile, blokeerib Tõniste kauglööb, tuleb veel üks blokk vältel, kuulsad Messile ja lööb viiendaga veel siia 76. minutil, Eesti blokib 2 korda, on Lionel Messi viies värav selles mängus ja viies värav selles õhtus, Eesti väravavõrku täiesti uskumatu, täiesti fantastiline, täiesti pidurdamatu, teised mehed sisse ei saa võrku seda palli, aga siis tuleb Messi ja ütleb, oodake poisid, ma aitan teid ja täpselt nii nagu Lionel Messi on Argentiina võistkond ja kõiki võistkondi, kus ta on mänginud oma karjääri jooksul, varsti juba paarkümmend aastat kõik võimalikest olukordadest välja vedanud ja aidanud, aitab ta nüüd ka siin Argentiinat, kes muidu ei kipu palli Eesti võrku saama, aga Lionel Messi abiga saab, kes küll siin on päris kontrollitud. Argentiina on mänginud võrratult, lihtsalt on praegu jumal sattunud kõik need vormistamised läbi Messile, teiste blokki, 6 blokki, pall Messile. See nõutus, mis Eesti mängijad selles olukorras valdab, on muidugi suur. Mängitakse püüdlikult, proovitakse, tehakse kõik nagu ära, 2 tähtsat blokki õnnestub ära teha, aga siis ikkagi sellest ei piisa, ikkagi võtab palli esimesega omaks, Sinjavski on seal ootamas, Sinjavskil on võimalik siit ju löögile minna, Sinjavski lööb ka, aga argentiinlased blokeerivad. Ja on jällegi tühi ning Kallaste, Mets, Vassiljev, Kuska sööstavad sinna tagasi appi, et Alejandro Gomese aktsioon ära hoida, terve löök ette nurka, aga suudab Matre Igonen selle tõmbida nurgalöök number 9, Argentiina koondisel tuleb. Matre Igonen on 5 palli, pidanud teda võrgust välja võtma, aga on ka tõrjeid päris palju teinud. Hoomest liugeb olukorda, aga Alvarez seda sealt üles ei leia, Alvarez toob Argentiina rünnakule. Vasakult äärelt tuleb terav pall värava alla ja seal nüüd pall langeb selles olukorras Dybalale, kelle peale löögile saavad eestlased jala vahele päristada, kui seal vist Karol Mets mees, kes palli valdamine 73-27 Argentiinale, seega Messi tuleb seal Konstantin Vassiljevist mööda ja Matre Igonen seda puhul üksiks olukorras Lionel Messiga jääb peale, suudab seal jalaga palli Messi staatuse, võimsuse, festival ja Messi keerab sealt ennast Markus Soometsast mööda, keerab ennast mööda veel Robert Kirsist, leiab sealt kaaslase ja uustest leitakse Messi, Messi proovib 6. Moskotši blokeerida. Kõige säravamate sekka kuulub, selle üle vaielda, aga meelde jääb kahtlemata andnud. Lionel Messi kõige resultatiivsem Tiinal on seal see pettemüür, Igoneni häiremüür ette tehtud ja Messil on võimalik lüüa 6, 90 minutit on täis tiksunud. Messil on võimalus lüüa selles mängus oma 6 värav, keerutab, aga lööb üle. 6. ei tule. 6. ei tule. Lähedal kohtumise lõpud ja see kohtumine ongi lõppenud 17 peakohtuni Kurt Schneider matši lõpetab. Argentiina on võitnud selle mängu 5-0 ja üks noor jalgpallisõber on juba ka väljakule jõudnud Lionel Messit kallistama, temaga selfit tegema, seal tuleb neid teisigi. Turvamehed võtavad ennast väljakul korda ning proovivad pealtvaatajaid eemal hoida. See on Argentiina koondise mängude puhul tavapärane, et lõpuvile järel Lionel Messi suunas seal fännid
väljakule sööstavad. Ta on sedavõrd erakordne kuju, ta on sedavõrd fenomenaalne tegelane, et ta paneb inimesi käituma irratsionaalselt. Jalgpall on